Võistlejatel on vaja, aga kallid võistlejad, palun süüdake lõkked nii kaua, kui härra räägib juttu. Kui alustame lõkete süütamisest, siis on selleks hea kasutada õli ja paberit, õlist paberit ei jää haisu juurde, aga ma vaatan, siin on ka mingid süütevedelikud, millel on bio peale kirjutatud. Ehk need ei jäta ka, ma ise ei ole kasutanud, sellepärast tekitab kohe huvi, et pod Palkado Grilla bio. Äkki ei haisegi, peab nuusutama. Ja nüüd natukene kalade tegemisest, et põhivead, ma räägin ära, millest hoiduda. On 2 põhiviga grillimisel. Üks on see, et grillitakse üle. Kala on jube õrn elukas, et ta jääks mahlane, et ta jääks õrn, peab selle grillimisajaga olema täpne. Kui üle läheb, ta läheb kuivaks, tuimaks ja kohe on vaks vahet. Teine põhiviga, mis tehakse grillimisel, on üle maitsestamine. Kala ei taha liiga palju vürtse ja värki, sest need nagu surmavad kala maitse ära ja sellepärast pigem õrnalt, et ta magedaks ei jääks. Tasub, no näiteks, eks ole, veerand tundi lasta enne grillile panemist võib-olla maitsestuda, kui on kokku hõõrutud. Ta tõmbab sisse, millega maitsestada. No siin on teie fantaasia ja mis teil seal on, majoneesid, sirepid, värgid, et kus see paras tasakaal leida on omaette küsimus. Nüüd, kuidas kala grillile panna, et ta ei jääks ei selle grillplaadi külge kinni ega midagi temaga juhtuks. Tavapärane on see, et kala puhul kasutatakse stannioli ehk hõbepaberit. Et sellest tehakse laevukene ja pannakse sellega grilli peale. Kui meil on see oht, et ta pealt jääb tooreks alt küpseks, siis ma vaatan, et enamus grille siin on kaanega, et me saame kaanega timmida, vahepeal kaant kinni hoida jälle. Aga et kui tugev see tuli peaks olema, see ei ole loomaliha, mida grillida. See on kõik tunde küsimus, ega kuidas see kellelgi välja tuleb, seda me saame hiljem hinnata, aga ka väga tugevat, ägedat tuld ei ole talle vaja. Kui me tahame saada õrna ja kena kalakest, aga kui me tahame saada ära kuivam, tume, pruuni ja nii edasi, siis laske käia, kuidas endale meeldib. Et küll ära süüakse lõpuks. Meil ei ole täna kuivatatud kalavõistlus, on ju nii? Jaa, täna ei ole kuivatatud kalavõistlus, et vinnutamisvõistluse me võime eraldi teha, aga see on tehnoloogia, milles kuumust kasutatakse, aga ega ma ei oskagi öelda, teil tuleb veel kalad ju püüda. Eks me näe, kuidas teil osavust on, et õnge teile ei anta, antakse kahv, et püüate nagu liblikaid ainult, et mitte õhust. Et kus te nad siis kätte saate siit basseinidest. Ja no siis on teil veel ees üks suur küsimus, see kala on ju elus. Te peate ta kuidagi suigutama, uinutama. Et mis unelaulu teist keegi oskab talle laulda, eks me seda vaata. Aga me väga ei hakka hindama, et tavapärane on raskema esemega, tõmbi esemega löök kuklasse ja seejärel noaga kallale, et te peate tervena kala küpsetada on natukene kahtlane sellel grillil. Te võite üritada muidugi, eks ole. Aga reeglina on targem teha niimoodi, tõmmata 2 fileeks ja fileedena küpsetada, ta küpseb paremini läbi. Tervena küpsetamine on paras kunstük sellise grilli peal. Et no need on minu sellised nagu juhised esialgsed ja nagu öeldud on igal võistkonnal võimalik 2 korral mult küsida midagi, kui omal nagu juhe kinni jookseb ja kui minu oma parasjagu lahti on, siis ehk õnnestub midagi kasulikku ka ütelda. Aitäh sulle, Ladislav! Nii, et kõikidel võistlejatel on võimalus kasutada 2 õlekõrt, ehk saate küsida 2 korda härra käest nõu. Aga nagu mainisin, kallid võistlejad, siia laua peale
tooge asjad tagasi, kõik võist te võtate, sest see on kõigil ühiskasutatav. Sibulat ei saa tagasi tuua ja maitserohelist ka ei saa tuua, aga see on nagu võrdselt, et kõigil. See oli väga hea tähelepanek, ma oleks pärast nõuda tagasi, et mis värk on, võtsid sibulat, tood tagasi ka. Pood on siin kuskil lähedal kindlasti. Aga sibulat on veel laudadel ka, see on veel varuvärk siin. Ja siis kallid võistlejad, kalapüük läheb lahti ükshaaval, et teil on aega 2 tundi. Nii et mõelge oma plaani. Plaan on väga kõva. Kas võite Allar valgustada, mis plaan on?